Tere, mina olen Ade Sepp ja töötan ametikoolis koolitusjuhina. Kui nüüd kõik ausalt ära rääkida, siis keskkooli lõpus oli mul 2 elukutset välistatud. Üks oli lasteaiakasvataja ja teine oli õpetaja. Aga saatus tahtis teisiti, et ma olin 26-aastane, kui Saaremaa Kutseõppekeskus avaldas kuulutuse, et nad soovivad enda ridadesse võtta tööle kantselei juhataja. Ja ma kandideerisin. Ja tegelikult ma ju ei teadnud, et Saaremaal üldse selline kool olemas on. Et ma kandideerisin kohta, millest mul ei olnud isegi aimu. Ja ega ma ei saanud seda töökohta. Ma käisin küll vestlusel, sain kõne, et teie ei osutunud valituks ja ma leppisin selle olukorraga. Nädal aega hiljem tuli naabrinaine mul Valjala peal vastu, kus ma elasin ja küsis, et Ade, et kas sina kandideerisid? Ma ütlesin, kandideerisin küll, aga et ma ei saanud. Ja tema ütles selle peale, et too tütarlaps, kes meil valituks osutus, töötas 3 päeva ja lahkus, et kuna sina olid järgmine valikus, et kas sa saaksid tööle tulla? Ja ma ütlesin, et et saan küll, et millal? Ja ta ütles, homme hommikul kell 7 läheb buss. Buss sõitis Valjalast Upale, seal oli nõudepeatus, läksime maha ja imet, Saaremaa Kutseõppekeskus, täiesti töötav kool, üle 100 õpilase ja 2. september 1996 asusin siis tööle sinna kantselei juhatajana. Ja täiesti tore direktor oli ja meil oli siuke mõnus väike seltskond seal ja 2 aastat hiljem läksid siis kokku Kuressaare ametikool ja Saaremaa Kutseõppekeskus ja Kuressaare ametikooli direktor Neeme Rand pakkus mulle uue töökoha välja ja selleks sai siis täiend- ja ümberõppe osakonna sekretär Kuressaare ametikoolis. Minu uus töö oligi Sirje Ellermaa sekretär, ehk siis ma aitasin korraldada erinevaid koolitusi, mis majas toimusid ja lisaks hakkasin juhtima autokooli. Autokool oli siis Kuressaare ametikoolis põhimõtteliselt kuni 2020 ja seda ma siis juhtisin üle 20 aasta. Selleks, et oma töös paremini toime tulla autokooli juhina, valisin ma oma kõrgharidusõppeks Tallinna Tehnikakõrgkooli autotehnika eriala, mille ma siis nominaalajaga ilusti ära lõpetasin ja mis andis mulle lisaks ka autoõpetaja kutse ja ma sain läbi aastate küll mitte õpetajana tööd teha, aga eksameid vastu võtta nii teooriaeksameid kui sõidueksameid. Muidugi esmalt peaks ütlema seda, et sõiduõpetajad ja teooriaõpetajad, kes olid olemas, ei tahtnud mind sugugi oma juhina aktsepteerida. Ja see oli ka üks põhjus, miks ma läksin Tehnikakõrgkooli seda valdkonda õppima. Ja põhimõtteliselt, kui ma kooli lõpus diplomi laua peale panin, siis oli aktsept kõikide meeste poolt, kes minu alluvuses töötasid. Täna ametikoolis siis toimub tasemeõppes nii veoautojuhtide kui bussijuhtide õppe ja mina olen nende rühmajuhataja ja koolipoolne praktikajuhendaja ja suhtlen siis tööandjatega ja vaatan, et nende praktikad hästi toimuksid. Selle aasta kevadest ehk siis 2021 kevad sai loodud selline imeloom nagu koolitusmajakas. Taavi Tuisk pani mulle ka ilusa nime, et ma olen siis koolitusmajaka majakavaht ja see on siis uus bränd, mille me lõime siis koolituste paremaks turundamiseks. Miks mitte, sobib hästi. Kuressaare ametikool on mulle nii kui teine kodu, et ehk ma ju veedan siin rohkem aega peaaegu kui oma päris kodus. Ja miks ma siin olen? Ja ma olen siin olnud 25 aastat. See on väga äge seltskond, väga toredad kolleegid
väga hea õhkkond ja ametikool on minu isiklikule arengule väga palju aidanud kaasa ja ma olen üliõnnelik, et ma siin töötan. Ametikool 200 ilmselt seisab siin täiesti rahulikult edasi. Ma mõtlen lähituleviku õppekava osas tegelikult kooli kui terviku peale, mitte kui täiendõppekava peale ja see peaks olema seotud disaini ja tehnoloogiaga. Minu õnnesoov juubilarile on soovida pikka iga, et kindlasti järgmine 100 veel, palju õpilasi, toredaid õpetajaid, palju uut tehnoloogiat ja miks mitte palju erineval tasemel õppekavasi, et üks päev võiksime ka kõrgharidust anda.